Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! Aeg läheb kiiresti ja Portugali rallist ei ole 2 nädalatki möödas, kui tuleb sõita juba hooaja 5. etapp Sardiinias. Meil on teisel pool telefoniliini juba Peep Pahv otse sündmuste tulipunktist. Peep, vaatan, et sul taustaks on see kuulus bassein, kuhu pärast võitjad hüppavad või? Tere kõigepealt. No tegelikult viimased aastad on see bassein, kuhu hüpatakse olnud Allegros, aga seekord oleme Olbias, aga bassein on täitsa olemas, nii et hüppamata ilmselt ei jää. No kuidas siis esmamuljed on? Päris kena tuusiku said jälle teist rallit järjest. Kõigepealt Portugal, siis Sardiinia. Ilm tundub ennustuse kohaselt tulevad väga suvine. Vaata, Gunnar, selle asjaga on nii nende tuusikutega, et tuleb sama kaua töötada kui mina, et siis võid sõita igal pool ringi, nii nagu süda lustib ja seda tööandja rahade ja kirradega. Aga ei, ilm on tõesti ilus ja käisin hommiku testikatsel ka vaatamas, kuidas olud on ja tõesti mägedes ka väga mõnus palavus, päike, ilm ilus, rahvast palju, kõik nii nagu olema peab. Kuidas need rajaolud siis sel aastal tunduvad? No testikatse tavaliselt üritatakse teha teiste katsetega võimalikult sarnaseks, et seal oleks midagi igalt poolt, aga 2 kilomeetrit ainult katse pikk. Mind huvitab kõige rohkem, palju seda tolmu sinna üles jääb? No selles kohas, kus mina olin, see oli suhteliselt mägede vahel, aga seal tolmu oli küll, aga tuul on ka üsna vali ja see viis tolmu päris kiiresti minema. Et kuna siin osad katsed on ka ikkagi mägisel maal, kus kõrget metsa ei ole, et siis kui siuke tuuline ilm jätkub, siis sellisel juhul see tolm võib olla nii püsima ei saa jääda, et see teha väga kiiresti see ajus laiali. No 4 etappi on sõidetud, Ott Tänak on kokkuvõttes 4. kohal 45 punktiga, Ogier 79 punktiga liider. Ega palju eksimisruumi enam Otil ei ole, kui kõrge koht siit tuleb ära võtta? No seda ütles ju ka Hyundai tiimiboss Andrea Adamo ja ütles ka Ott Tänak eile, kui ma taga vestlesin, et selge see, et siin tuleb võidu peale minna, et muid valikut väga ei ole, et kui sa oled tagaaja rollis, siis mingi 5. koht ju ei rahulda ja tegelikult Sardiinias ju Ott on väga hästi sõitnud varasematel aastatel, ta on 2017 siin võitnud, 2019 ta oli ka peaaegu võitnud, kui tal viimasel kiiruskatsel ju seal roolivõimendiga vist oli mingi probleem, kui ma õieti mäletan. Et need teed talle sobivad ja siin ta saab sõidetud küll, et eks see võtmekoht ongi ikkagi see, kuidas nende uute rehvidega siin kuumuses hakkama saadakse ja kuidas sõitjad suudavad sellega kohaneda ja natuke rehvi säästa ja seda maksimaalselt ära kasutada. Aga ma arvan, et Otil kindel siht võita on ja kõik võimalused selleks on olemas. 2 Eesti ekipaaži on veel, Egon Kaur ja Georg Linnamäe. Mida ootame nendest? No tegelikult eriti Egon Kauril on väga, kuidas ma ütlen, ka selline pingeline seis, et selles hooaja jätkumise suhtes ka, et Portugali etappi ebaõnnestus auto lõhkumine, nüüd sai renditud siin ju aus auto, eks ole, millega Esa-Pekka Lappi on 2 etappi see hooaeg võitnud. Et kui nüüd see ralli ka nässu läheb, siis muutub juba küsitavaks see, et kas WRC3 hooajal on võimalik kõrget kohta enam püüda ja kas on siis mõtet üks täisprogrammi kaasa teha, nii nagu esialgu plaanis on. Et selles suhtes tal on, ma ei ole taga siin veel rääkida saanud, ma loodan täna temaga siin kohtuda veel, aga nii nagu ma rääkisin taga pärast Portugali rallit, siis selles suhtes tal on ikkagi siin päris korralikult pinget peal. Ja Georg Linnamäe uus kaardilugeja. Jah, tal on uus kaardilugeja, ma nüüd kohe siit, kui sinuga lõpetame või teiega lõpetame, siis ma jooksen Georgiga just intervjuud tegema, et ka temal on jälle omad probleemid, jah, et kuidas uue kaardilugejaga harjuda, kuigi ei ole päris tundmatu mees, nad on koos sõitnud ka ja isegi Eestist väljas koos sõitnud, nii et võib-olla see nii palju ei mõjuta. Okei, laseme sul minna, tee nüüd see kiire ennustus ka ära, esikolmik ja pühapäeval vaatame, paneme punktid kokku. No Tänak võidab seekord, see on suhteliselt kindel, kui tehnika alt ei vea. Ma arvan, et Tänak, Neuville, Ogier. Davai, kullaga edu! Teeme nii. Meie siit stuudiost Rolandiga jätkame. Roland on pärast väikest pausi meie juures tagasi. Tahab kommenteerida ka,
mõjuvad põhjused sul siis puudumiseks olid? Mõjuvad põhjused olid see, et tuli autodega sõita kiiresti vahepeal ja igal juhul mulle meeldib autoga kiiresti sõita. Said Portugali rallit jälgida ka? Jaa, ikka jälgisin nii palju, kui aega oli. Et päris põnev ralli oli ja mulle väga meeldis M-spordi sõitjate kiirus. Et kas see oli nüüd uus mootor, mis peale pandi või siis Greensmithi puhul ka kaardluga vahetus ja selline tugev töö, mida seal praegu tehakse, et tulemused tulema hakkaks, aga väga tore oli näha Greensmithi puhul äkki võis olla isegi 4 top 3 aega või isegi rohkem 5. Katsevõitja on kaugel, jah? Jah, et väga kõva sõit oli. Aga Otil on nüüd küll seis selline, et ega väga palju eksimisruumi enam ei ole. Jah, selles mõttes suht nukker oli see vaatepilt seal, et õnneks just sellel hetkel ma sain ka laivi vaadata, et no midagi teha ei ole. Vaatasin pärast onboardi läbi nagu ka kõik teised suured rallifännid. Et tõesti seal reaalselt ei olnud sellist kohta, ei tundnud, kus pihta oleks läinud ja et kurb selles mõttes, et sellisel tasemel sellised asjad ei tohiks juhtuda. Et kindlasti kogu meeskonnal oli palju mõelda ja arutada, mida teha teisiti ja tegelikult mulle hullult meeldis, keegi pani Twitterisse just video üles, et kuidas järgmise päeva hommikul Adamo siis Otiga rääkima läks, aga Ott väga pilku tema poole ei pööranud, et ilmselgelt oli pettumus suur. No siiamaani ei ole tegelikult teada, mis siis Oti autol ikkagi alt vedas ja ilmselt see jääbki saladuseks. Oli siis Urmas Roosimaa vist, kes meil ütles, et küllap see Oti memoaarides võib-olla alles tuleb välja, kui ei tuleb meelde see sinna raamatusse panna. Ja see, nagu me oleme varem ka maininud, et Hyundai puhul neid asju ei avaldata, et ja tavaliselt oli ka selline lugu, et sõitjad ei öeldi ühtegi halba sõna auto kohta või meeskonna kohta. Küll viimasel ajal on natuke tulema hakanud niimoodi ridade vahelt. Aga jah, Hyundai jätkuvalt ei avalda, mis toimub. Et selles mõttes Toyota puhul on nagu võib-olla rallifännil natuke huvitavam, et siis saab teada ka, mis toimus või mis juhtus. No aga positiivne vast on see, et Ott näitas eelkõige testikatse hea kiirusega või selle punktikatse võiduga, et tegelikult on auto saanud enda käe järgi paika, et liigub nii, nagu vist pole 1,5 aastat liikunud, nagu ta kommentaarides ütles. See oli küll tore, jah, et me ilmselt teadsime, et ta suudab siin kiiretel teedel selle autoga juba kiiresti sõita, et mis oli ka põhieesmärk neil alguses, et kiiretel teedel see auto liikuma saada, aga tundub, et nüüd ka on saanud enda järgi, ma vist õige pole vist öelda, et mugavaks, sest ma väga ei kuulnud tema poolt seda, et nagu jube mugav oleks sõita selle autoga, aga vähemalt kiireks, et olukord on oluliselt parem. Nii et selles mõttes ma arvan, see Sardiinia tuleb mega põnev, et ma arvan, statistika ütleb seda, et selle autoga ei tohi midagi juhtuda enam, tehnilist probleemi tulla. Kui juhtub, siis on ikka päris kole lugu. No igatahes uued rehvid, uus ralli ja ei ole kerge ralli rehvidele. Sardiinias võib ju seda lahtist kive ja pinnas on ikka hoopis teissugune kui Portugalis, et mis sa ennustad, kui loteriiks jälle läheb? Kindlasti läheb loteriiks kohati, et seal on katseid ja lõike, kus on päris katkiseid kohti, suuri kive, teravaid kive eelkõige, et mäletan, kui ma 2019 pidin võistlema seal, võistlema ma ei jõudnud, kuigi me olime koha peal, kirjutasime ralli ära, pidin Eestisse tulema võistlema, et siis oli teadmine, et ma pean R2 autoga neid katseid sõitma, et see oli päris raju ikka, et see legend oli tegelikult nagu paksult sellist infot täis, mida ma kunagi ei pane, et kus peab autot hoidma ja kõike muud, et suurte autodega on ilmselgelt lihtsam seda sõita, aga autodele väga raske ralli. Eestlaste puhul mulle tundub, et sellised rallid neile sobivad eestlastele ja ajalugu näitab, et sealt on häid tulemusi võetud. No ülejäänud üldseisu vaadates võtan selle kohe ette. Ogier, nagu öeldes, 79 punkti hakkab
hakkab jälle teed puhastama. Jah. No tema lemmik stardi koht. Nagu ta oma karjääri teinud on seda, et ta on selles mõttes, ta on nagu ilmselgelt harjunud sellega ja seal kui katse lõpu kommentaarides no nii palju, kui ma lugenud olen, kus mida iganes kirjutatakse Twitteris, et jälle Ogier vingub oma tee puhastamise üle, no mis sa ikka seal katse lõpus väga muud ütled, noh. Pidi puhastama ja puhastada, ega jälle järgmine katse küsitakse, et kuidas siis oli, et no jälle puhastasin, vana jutt. Minu arust just Shakedowni lõpu nende Ogier intervjuud võiks panna mingi vana plaadi peale, kui on Kruusaralli, siis pange see plaat, Ogier Kruusaralli plaat, et homme tuleb siis hakata riski võtma ja et see kompensatsioon oleks, et võimalikult kompenseerida seda aega, mis me reedesel päeval kaotame. Jah, nii on, aga ja huvitav saab see olema, et võib-olla see vahe siin rallil nii suur selles mõttes ei saa olema, et nii palju teisi faktorid on rohkem, nagu me enne rääkisime teeoludest, muud asjad seal, et eks ole näha, ma ei oska nüüd hetkel seda ka öelda, et kui nüüd seal teede peal pole aasta aega rallit sõitnud, et kas see on midagi muutud, kas see on võib-olla kuskil olud paremaks läinud, kõvemaks, et eks seda on nüüd esimeste katsetega aru saada, et kas katsed on selle aastaga muutunud mingit pidi? No eelmisel aastal igatahes oli nii olnud, et Evans vist puhastas teed ja esimese päeva kaotus oli kuskil 50 sekki. Päris, selles mõttes päris korralik kaotus, on ju, et jah, ma ei oska öelda, sest Ogieri puhul on see selline tavaline lugu ju, et see kaotus on seal poole minuti ringis, ma arvan, keskmiselt, aga ta tuleb ja võtab ikka, teeb oma asjad teistel päevadel ära, et ta on harjunud seda tegema, nii et ma ei tea. Küll me neid kommentaare kuuleme kindlasti, et raske on seal ees, aga lõpuks ta teab täpselt, mida tegema peab. Igatahes väga põnev spekulatsioon oli Ogier kohta siin päev või 2 tagasi, et arvati, et kui Ogier võtab nüüd ka selle MM-tiitli ära, siis ei ole juttu enam poolest hooajast, vaid ta siis ikkagi teeb ühe täishooaja veel. Mis sa arvad sellest? Ma arvan, et siis see põhjus saab ainult olla see, et ta saaks tituleeritud kui maailma parim rallisõitja läbi aegade. Et seal ei ole küll, ma arvan, et see motivatsiooni tal seda teha ei ole, aga ta lihtsalt mõtleb, et okei, et küll ma võin selle aasta aega veel panna oma elus sinna alla, et see lööbiga vähemalt sama pulga peale tõusta, aga ma ei oska öelda, no. Eks me vaatame, kui ta selle, mis see hooaeg esiteks toob, on ju. Aga noh, ma ei tea, see vajab kindlasti palju motivatsiooni, kui sa juba oma peas 2 hooaega tegelikult oled nagu asja ära lõpetamas, mõtled, et okei, paneme ühe täishooaja veel, et idee poolest ma arvan, et mõistlikum oleks seda mitte teha ja eelkõige sellepärast, et anda teistele võimalusi. Et nagu Latvala jutust me oleme kuulnud, et Lappi võiks autot jagada Ogieriga. Ülihea mõte. Või võtta üldse kedagi muud sinna kõrvale, et ma olen alati seda meelt, et kui sellisel professionaalsel rallisõitjal, kes tahab karjääri lõpetada ja lihtsalt vedada aastaid otsa, sellel ei ole pointi, et pigem toome uusi noori peale ja las sõidavad. Nõus. Ja siis Ogier otsuse järgi ilmselt ootab ka terve plejaad teisi sõitjaid, et viimane kuulujutt ütleb, et Toyota on silma peale pannud ka Tanis Ordole ja Lapile. Jah, Tanis Ordo on jälle selline veider valik, et just nagu, mis ma just ütlesin, et võiks võtta mingeid uusi tegijaid ja kui me võtame WRC3 ja WRC2 klassid lahti, seal on neid kiireid vendasi R5-ga palju, et võiks ju proovida, testida erinevaid sõiteid, et ma ei tea, mööda seda vana rada käia, kas on mõtet võtta selline selle spordi mõttes siis pensionär sinna autosse, kui me nüüd Sordost räägime või mitte, et ja ilmselgelt on kiire, aga lööb on ka kiire, aga keegi ilmselgelt ei võta lööbi enam sõitma. No me rääkisime stardijärjekorras, siis Otile 4. koht selles mõttes tundub nagu sobivad, et reedel on 3 puhastajat ikkagi ees. Jah, ma arvan, et selles mõttes see stardikoht on okei. Et seal ei ole midagi hullu. Ja no Portugali põhjal võib öelda, et see tempo on, et nagu see nii-öelda vana hea Ott on tagasi, kus ta on võimeline selle autoga katsevõite võtma nagu tummiselt need ära võtma lihtsalt. Et
ma ei tea, selles mõttes kõik soosib hetkel vähemalt, et stardikoht on okei ja Portugalis see jää põhja alla, et võiks tulla. No testikatse on ka lõppenud. Thierry Neuville võitis selle Oti ees ja vahe on siin 0,9 sekundit. Teemu Sunninen M-spordiga 3. mees, kes peab sel rallil kindlasti tõestama, et üldse võib-olla mingit tuleviku perspektiivi omada. Ja kui ma nüüd need sinimust valged prillid ära võtaks, ma tahaks, et Sunninen läks nagu kõigile kotti pähe lihtsalt. Wilsoni nägu tahaks näha siis, et mis nüüd siis toimub ja mis nüüd edasi saab. Et Sunninenilt ma ootaks küll väga-väga head tulemust siit, et Portugalis nägime, et auto peab hea olema, kui Gus Greensmith paneb nii kõvasti. Et ma ei taha uskuda, et auto kehv on selle uue mootoriga. Peab hea olema. Ja ma ei tea, Sunninen on vist suht okeilt sõitnud ka varasemalt, et reaalselt siit peaks tulema selline tummine tulemus, et nüüd see koht oleks, et tal neid rallisi hooaja lõpuni veel rohkem oleks ja saaks tõestada, et järgmine hooaeg tal oleks kuhugi istuda ka. Aga kui sa oled ikkagi mõned rallid juba R5 autoga põristanud, siis kui kerge või raske ikkagi tagasi WRC-sse istuda? No Shakedowni tulemuste põhjalt oli näha, et esimene ring oli päris kehv ja iga see ring läks, ajaparandus oli päris suur, et sekund kilomeetrile põhimõtteliselt iga ringiga ja lõpuks väga hea aeg, et kindlasti on keeruline, aga kuna ta selles autos nii palju istunud on, siis ma arvan, et selle Shakedowniga sai oma tunde kätte küll juba, et saab sõita. Viimati siis teisel etapil Arctic Rallil oli Sunninen WRC roolis Horvaatias ja Portugalis vastavalt siis WRC2 ja mõlemast oli teine koht. Ja vaatan, et Safarisse on uuesti üles antud Rally 2 autoga. Jah, see teebki olukorra põnevaks, et näha, kui ta tõmbaks kotti ära lihtsalt selle kogu ralli, et mis siis saab. Kas siis talle päriselt öeldakse, et paned, ma ei tea, mitu rallit veel selle Rally 2 autoga või saab ikkagi kuhugi tagasi WRC autosse istuma, et see saab päris põnev olema, nii et kogu see hooaja lõpp nagu sealt pildist läks ka huvitavamaks, oleks mega lahe näha sellist, kindlasti poodiumit ja miks mitte võidu peale heitlust. Aga Ogielt siis Shakedowni 4. aeg, Sordo 5, Kalle Rovampera 6, Rovampera juurde jääks, et oli Portugalis siis vedrustuse probleem kuuldavasti, on nüüd Toyota tagantjärele avaldanud, miks ta seal enne 14. kiiruskatset nina hooldusala poole keeras, aga viperuseta ei läinud tal ka Shakedown, et enne Shakedowni starti vahetult keeras jälle otsa ümber ja põhjuseks siis seekord roolivõimu probleem. Jah. Oli isegi kohtunike uurimise all, sest by the book on ikkagi, et sa pead õigel ajal minema oma sinna starti. Aga siis seletas Kai Lindström, kes on siis spordidirektor Toyotaleks, seletas kohtunikele ära, et nad avastasid roolivõimu probleemi ja mis kohati takistas isegi üldse rooli keeramist ja siis insenerid olid ikkagi öelnud, et selle autoga on ohtlik sõita ja turvalisem oleks tagasi pöörata ja selle klausliga vast siis pääsesid ka karistuseta. Jah, Portugalis minus ka keegi tuli mitte oma stardi kohalt Shakedownile, et ma ei mäleta, kes see oli praegult. Aga ilmselgelt seal ei saa mingit karistust järgneda, kui on ohtlik. Aga see vedrustuse probleem Portugalis pigem oli selline huvitav, et siis katkestati ralli nagu. No põhjendus oli see, et kui ma oleks selle autoga edasi sõitnud, siis oleks riskinud auto põhjalikuma lagunemisega ja selle parandamiseks oleks tulnud teha round trip ehk siis edasi-tagasi reis Soome ja sellele oleks 5 päeva kulunud. Mis tähendab, et neil polnud varuosasi piisavalt kaasada ja mis on eriti veider suure tehase tiimi puhul. Aga okei, ma ei tea, kas siis keegi pakkis liiga vähe asju rekka peale kaasa. Kuidagi veider lugu on see. Aga või oli mingi väga spetsiifiline asi, mida ei saanud kaasa võtta. Nad ei avaldanud seda detailideni selle probleemi. No igal juhul selline kahtlane mekk oli selle kohe juures minu meelest. Aga no kui nii, siis nii. Järelikult oli õige otsus, kui nii tehti, ma arvan. Aga ja Rovampere puhul
ma isegi ei kujuta ette, mis talle seal meeskonna poolt mingid ülesanded antud on. Ma ei usu, et talle mingisugust eesmärke väga on antud, et lihtsalt mine sõida. Kõik teavad, et ta on ühel päeval maailma kõige kiirem sõitja. Lihtsalt tuleks neid rallisi lõpuni sõita. Aga noh, kui Rovanpera sõidab, siis ta sõidab kiiresti tavaliselt. Ja siis võib juhtuda ka, nagu tal siin alles hiljuti juhtus. Et väga enesekindlalt ikkagi peale ei saa minna, et eelmisest aastast on ikkagi katkestamine. Jah, just. Ja noh, nüüd hiljuti ka on ju esimesel katsel Horvaatia oli või? Kus see sõit lõppes, et pigem oleks ikkagi vaja selle autoga veel kilomeetrit koguda, et muidugi ta tahab ralli võidu peale sõita ja ma üldse ei kahtle, et ta on võimeline kõiki rallisi võitma, aga tundub, et on ikka piisavalt spetsiifilisi rallisi ja olukordi, et sealt on vaja kilomeetrit koguda veel. Mida me ootame kolmandast Toyota mehest Takamoto Katsutas, kes ikkagi üllatas päris hea kiirusega Portugalis nendel uutel katsetel, mida keegi polnud varem sõitnud? Ja ta on selles mõttes nagu üllatusi täis kogu aeg, et kui enne rallit arvad, et no eks ta sinna 6. koha peale tuleb jälle, et hea, kui ilma vigadeta tuleb 6. kohta, on okei, aga siis hakkab jälle üllatama, et reedese päeva võtab nagu rahulikult on ja siis hakkab paugutama, et ta on selles mõttes üllatusi täis ja mega arenguga iga ralli minu meelest, et jällegi see sama ralli, mis nüüd tuleb Sardiinias, me võime jälle näha seal top 3 ajaga siit tulemas, et selles mõttes ta on väga tark sõita, mulle tundub. Et lihtsalt vaadates ta ralli kulgu alati, et esimesed päevad on suht rahulikud enamasti ja siis hakkab tulema ja tuleb. Ja kui ta esimesel päeval suudab vigadest hoiduda, siis ongi juba hästi tema puhul ja sealt tulevadki head tulemused juba. Aga see kiirus on minu jaoks olnud väga üllatav tegelikult, et ma isegi ei oskagi prognoosida sinna midagi, et vabalt top 5, miks mitte kõrgem koht, aga neid kõrgematele kohtadele sõiteid on nii palju, et see asi ongi nagu hullult põnevaks tegelikult läinud, et kui meil on see top 4 on ju top 5, kes alati sõidavad sinna ühte auku, me enam teame, kes seal top 5 kõik on, et aga nüüd on veel Takamoto Suninen ja ma ei tea, miks mitte ka Greensmith ei võiks sinna katseaegadega vähemalt sisse sõita, et see asi läheb väga põnevaks, kui siin mehed saavad hoo ülesse. No Takamotol siis 6. stardikoht ja 7. stardib meil mees, kes läheb püüdma hat-tricki Sardiinia rallilt, 2 viimast korda selle võitnud, Dani Sordo ja stardipositsioon on jälle selline, et miks ei võiks tulla 3. Täpselt, et sealt peaks tulema kõrge positsioon kindlasti, sest Hyundai trump on jälle nagu Hyundai on see trump jälle käes, et nii hea stardipositsioon aga see trump hakkab varsti ära kaduma. Nende rallidega, mis ta sõidab, ta on nii kõrgel juba punktitabelis varsti, et ei saa kasutada enam seda trump ära tagant startimist. Aga mis ma just ütlesin, et nii palju vendasi sõidab sinna top 5, kes tahab, need sõitjad on rohkem lihtsalt ja pluss veel Sordo ongi, et kes tahab sinna kindlasti top 3 saada, et ma arvan, et sellel rallil saab me nägema ikka väga-väga põnevat võitlust reaalselt. Ma arvan, 7 venda on, kes on ikka väga kiired tegelikult siin. Hyundai tegelikult koidab siit, kuidas nelikvõitu öeldakse, eesti keeles ei olegi head vastet sellele, et 2018 võitis Thierry Neuville ja kui võtta veel, et 2017 Ott, okei, küll M-spordiga, siis selles tiimis on neid mehi, kes on siin järjest 4 aastat paugutanud. Neuville veel 2016 ka, nii et selles meeskonnas peaks seda know-how'd olema küll, kuidas seda rallit võita. Kindlasti on, pole üldse kahtlust. Ja sportliku poole pealt Hyundai'l võiks hästi minna, et motivatsioon võiks olla meeskondades kõrge ja motivatsiooni toovad ju head tulemused, et kindlasti tahaks näha head tulemust. Hyundai kindlasti panustab sinna kogu oma selle WRC süsteemi väga palju, väga palju raha, et
ja muidugi Adamo oma suurte soovidega seal, et võit on ainus, mis teda rahuldab, et sõitjatel on kindlasti mingi pinge peal, aga ma ei kahtle üldse, et nende kätte see võit võiks tulla, et neil on 3 sõitjat, kes kõik on võimelised seda rallit võitma, pole mingit küsimustki. Aga räägime natukene teistest eestlastest ka. Egon Kaur lõhkus siis Portugalis õnnetu velje purunemise tõttu ja sellele järgnenud katuse tõttu auto. Aga auto on nüüd selline, millega Esa-Pekka Lappi on järjest 2 rallit võitnud. Ühelt poolt saad küll kiire auto, aga teiselt poolt ei ole sinu käe järgi seadistatud. Õnneks need on selles mõttes identsed autod, kui nad on tehasest tulnud, Volkswageni tehasest tulnud ralliautod, et Egon sai selle kindlasti enda järgi ära seadistada. Selles ei tohiks probleemi olla, et see auto kuidagi teistsugune väga on, et küll ta peaks ikkagi üpriski sarnane olema tema siis tavalisele võistlusautole, millega ta sõitis Portugali. Et jah, pigem on tal see pressure peal, et see auto tuleb kindlasti tuua lõpuni, mida Peep ka enne ütles, et kui see auto ära lõhkuda, et siis on nagu juba keeruline see kogu ülejäänud hooaja lugu. Aga Egon, ma vaatasin Shakedowni puhul ka, et nagu Portugalis, et tundub, et vaikselt hakkab pihta, et üle ja rapsima hakka, mis on jumala õige, et ma isegi Egoni puhul ma ei tea, ma arvan, et kogu see ralli võiks olla tegelikult sellises mõõdukas tempos tulemine ja olukorra hindamine, et ülikeeruline ralli on, sealt hakkab eest ära kukkuma niikuinii teisi, et pole mõtet olla ise see, kes läheb ründama ja hakkab eest ära kukkuma, kui kaalul on päris palju. Ja Georg Linnamäest rääkides, ma ei tea, kuidas sina reageerisid, kui sa kuulsid, et tema kaardilugeja Korsija sai siis sellise asja eest, et ei teavitanud oma esimesest positiivsest proovist, mis siis, et 2 järgmist olid negatiivsed, ei teavitanud korraldajad ja sellest sai laksti pool aastat võistluskeeldu. No et samamoodi nagu veidiga. Kas ta istub praegu Portugalis või sai ta, aga vist istub Portugalis, jah? Ma arvan küll, et ta peaks olema seal, jah, sest ka Red Gray Team vist peaks olema Portugalis, just nüüd vist saab lahti tänasest. Need otsused on niivõrd debiilsed minu jaoks, et ma isegi ma ei hakka isegi midagi vist ütlema selle kohta, et kui ma saan aru, et kui sul on positiivne test ja sa oledki positiivne, kõik on arusaadav, aga kui sul on 4 negatiivset testi, siis võiks nagu mingi arutlemiskoht võiks olla. Et ma väga loodan, et nad kaebavad selle edasi või üritavad seal midagi leida, mida teha, et ma arvan, et nad võiks saada selle perioodi lühema aja peale, et ma sain aru, et põhjus oli lihtsalt selles, et tuli esimene positiivne test ja tulemus tähendab ja enne kui teavitama hakati, nad tegid ise teste juurde, et minna siis selle 4-5 testiga ja öelda, et nüüd on positiivne test, aga meil on 4 negatiivset testi, et kui sa oled ühe positiivse testiga, öeldaks kohe, et mine minema. Et kas et tekiks mingi arutelu kohta, et äkki võib, aga no need reeglid on niivõrd karmid seal, et täpselt samamoodi veibiga, et veibi puhul on see asi veel nagu dramaatilisem, et sõitja, kellel on leping Hyundai'ga ja hooaja lõpuni mahas, et mega karm ja mega debiilne lugu lihtsalt. Seal midagi peaks ette võtma ilmselgelt. No mulle tundub, et need koroonareeglid ei ole mitte ainult erinevad riigiti, mida nagunii, vaid ka FIA suhtub neisse kuidagi üks nädal ühtemoodi, teine nädal teistmoodi. No üldmulje on selline, et Horvaatias meil oli tee-äärne oli rahvast täis. Inimesed pidasid pikniku ametlikult. Ja korraldajale ma ei ole kuulnud, et mingi trahv oleks sellest väänat. Ja oleme Portugalis ja võtame ükshaaval mehi lihtsalt vähemaks. Et kus see nagu loogika on? Ma tahaks näha tegelikult seda olukorda, kui keegi P1 sõitjatest võetaks keegi maha. Jah, nagu päriselt, kui Ogier annab 1 positiivse testi ja 4 negatiivset testi, mis talle tehakse? See ei ole, ma ei tea, või annab pool, või kogu või Toyota vahet ei ole, kogu meeskond annab, nad puutuvad kokku oma vahel kogu aeg. Et kogu Hyundai meeskond annab 1 negatiivse ja 1 positiivse ja 4 negatiivset testi, mis tehakse. Öeldakse, et kogu meeskond kõikide sõitjatega maha ei tehta seda, niikuinii ei tehtaks.
et siis kindlasti tekiks arutelu kohta, okei, teil on negatiivsed testi, teeme antikehade testi, pole antikehasid, mine sõitma. Et see on ühesõnaga, sellest teemast võibki ilmselt rääkima jääda ja see on nii haige teema ja seal peaks olema mingisugune... Siin peaks meil Üllar Lanno istuma meil kolmandana kõrval, eksperdina. Just. Täna ekspert Üllar Lanno. Et midagi seal peaks muutuma kiiremas korras ja ma loodan, et see muutub. Ja loodame, et see täpselt sama kiirelt nagu see tolm, mis Peep ütles, et seal Sardiinia raja kohalt ära kaob, sama kiirelt võiks kogu see koroona kammaia juba lesta tõmmata. Ja võiks, absoluutselt. Aga igatahes vaatame kiirelt otsa ka ajakavale. Homme alustame 9.02 esimese katsega. Ma vaatasin, et Park Fermeest peavad autod juba 5.45 välja aetud olema, et tuleb varajane ärkamine. Jaa, see on päris pull on, et kui hommik hakkab nii varakult pead, ma mäletan, Walesis äkki hakkas mingi 5 juba meil P1 vendadel järelikult mingi 40 minti varem, et väga hullno. Eriti kui sa veel õhtul vaatad videoid, saad enam, võib-olla saad mingi 12 magama, võib-olla 1 saad magama. On mõtet siis üldse minna või? No ma ei tea, ei julge seda otsust ka vastu võtta, et ei lähe maga. Et suht karm on jah, aga no eks sõitjad on harjunud sellega. Aga keha ei saa ju käimagi, see toit ei lähe allagi kell 5 hommikul ju. Ei, kohv heal juhul läheb, Red Bull läheb paremini. Ja see reklaam on tehtud. Aga on siis, mis on huvitav Sardiinia puhul teiste aastate järjest, et sõidetakse 2 katset kordus läbimisega ära ja siis tullakse servisisse. 1-2, 1-2. Jah, oota, mis see küsimus oli? Et küsimus on siis selles mõttes, et kuidas, palju see võib mõjutada kas või rehvide säästmise taktikat või üldse taktikat meeskondadel? Selles mõttes, tavast oleme harjunud ikka, et kas 3 või 4 läbimist. Ja selles mõttes saab muuta rehvi taktikat, et kui on pikk ring, siis pehmet rehvi on nagu suht keeruline kasutada sellistes soojides tingimustes, et see rehv on tõenäoliselt peale 2 katset otsas, et siis tuleks minna kõvadega. Samas, kui on lühikene ring, siis saab hakata kasutama pehmeid rehve rohkem. Ja nii ongi tegelikult rehvi strateegia puhul, et ega pehmed rehve meil siin priisata ei ole, nagu Portugalis 24+8, 24 kõva, 8 pehmet ja 4 rehvi vist sai testikatsele juurde, kõik võtsid kõvad. Ja, et nii on. Ja kuultsid, et väga libe on? Ja no ma kujutan ette väga libe oli seal, et see pinnas kindlasti tahab pigem saada pehmemat rehvi. Ja no õnneks, kui on lühikesed ringid, neid saab kasutada ja rehv saab peale katset, ütleme, kui 4 paned järjest, siis see rehvi temp lihtsalt ei jõua nagu tõenäoliselt väga langeda, et see temp on kogu aeg liiga üleval ja mida kõrgem on temperatuur, seda kiirem ta kulub ka, et natuke võib-olla muudab lihtsamaks seda rehvi strateegiat. Jah, päeva venitab pikemaks ainult, ma ütleks omalt poolt, et sõitjale ma pigem paneks need 4 katset järjest ära ja et seal, mis sa seal servises ikka istud kogu aeg, kui autol midagi viga ei ole. No selles mõttes teeb ka rehvi valiku minu arvates huvitavaks, ma pole ise ralliautos muidugi istunud kunagi, aga kui sa varem võisid arvestada, et pärast servist on sul teeolud on juba päris halvad teisel läbimisel, siis nüüd sa pead juba rehvi valikut tehes arvestama, et sa sõidad need esimesed katsed ära ja kohe lähed need teisi seda rööbast sõitma, kui seal on mingi rööbas. Rööbast ja lahtisid kive kindlasti rohkem, et eks ta natuke teistmoodi on, aga noh, selles mõttes, et ega ma arvan, et keegi väga üleliia selle peale ei mõtle. No rallil natukene pikkust vähem kui Portugalist vist oli 330, nüüd on 303,1, aga need teed peaksid olema päris palju tehnilisemad, eks? Jaa, tehnilisemad, kitsaid lõike on rohkem. Mulle isiklikult Sardiinia katsed väga meeldivad. Mulle väga meeldib tehnilised lõigud, aga seal on sellist väga-väga kitsast lõikusid ka ja samas väga-väga kitsa lõigu pealt lähed laia lõigu peale jälle, et seda rütmi muutust seal tuleb ette ja võib-olla kohati sellist
tasapindade muutust, et päris pikalt on languseid mingites sektsioonides vahepeal ja nii edasi, et see on kindlasti sõitjale väga huvitav ralli ja üpriski kena koht, kas sõita. Et ma ei tea, äge on seal. Räägi, mis juhtub autos, kui väljas on 30 kraadi kuuma? Juhtub see, et autos on siis 70 kraadi kuuma. Üks hea näide Soome rallil 2019. Ma arvan, et õues oligi reaalselt 35 või isegi rohkem ja ma jõin ühe ringi peale, mul oli vett kaasas 5 liitrit vist. Ma jõin kõik selle ära ja katse lõppudest anti juurde veel, nii et kui 2 liitrit võtsin juurde ja 7 liitrit vett ma jõin ära. Ja metsal ma ei käinud kordagi. Nii et peale igat katset ma võtsin oma selle tulekindla pesu ära ja väänasin vett välja lihtsalt sealt, et autos on päris tuline, väga tuline on autos. Meil natuke õhutust on katuselt, kus saab õhku peale. Aga samas nii tolmuse ralli puhul sa ei taha seda väga lahti ka teha, siis sul on sealt, seal on filtrid küll ees, aga sealt tuleb ikkagi tolmu sisse. Et palav on, kaalu võtab kõvasti alla. Aga saab siis seda rallit üldse nagu nautida ka, kui sa sauna autoga peab põhimõtteliselt sõitma? Jaa, saab küll. Ma ei tea, kui ma näiteks jooksmas käin ja mingi vihma sajab või räiget palav on, siis ma käin teen trenne, siis on selline võitja tunne lihtsalt, et seal on suht samamoodi, et katse tuled lõpuni ära, kõik igi, ma ei tea, vett ilgub igalt poolt, siis on kõva värk, ma ei tea, võib-olla teistel ei ole võib-olla on ainuke imelik. Okei. Hakkame vaikselt siin seda ralli eelvaadet kokku tõmbama. Homme siis läbime 127 kilomeetrit ja laupäeval 129 ja pühapäevaks jääb meil 46 kilomeetrit. Punktikatse, kus juures on täiesti uus 7,79 kilomeetrit. Ei tundugi kõige pikem punktikatse, aga arvestades, et nende teede iseloomu, siis võib ka 7 kilomeetri peale päris palju asju juhtuda. Kindlasti võib. Ja ma arvan, et juhtub ka. Tegelikult saabki eriti lahe või ma arvan reedene päev olema, kui idee poolest sa lähed nagu kohe sõitma ja võtma, aga seal ei käi asjad nii lihtsalt, et vaatame homme õhtul, mis juhtus, aga ma arvan, et kindlasti midagi hakkab juhtuma. Aga pigistan siis sinult ka siis esikolmiku välja, et pärast punktid kokku liita. Ma panen nüüd need sinimust valget prillid pähe tagasi. Punktisüsteemi pole veel kusjuures välja mõelnud, et kuidas me anname esimene, teine, kolmas, et see enam-vähem aus tuleks ja saaks, et kui sul tõesti sealt esikolmikus keegi katkestab, et teised mehed ka selle punkti annaks. Nagu mõtlesin, ma panen sinimust valget prillid pähe tagasi, ma ütleks, et Ott esimene, see lihtsalt ei saa muud varianti olla, kõik muu on pettumus. Ma arvan täna temal eelkõige. Teiseks ma paneksin teiseks Sunnineni ja kolmandaks ma tahaks panna Neville'i, aga ma arvan, et Ogier kuidagi sealt tuleb ikka tuleb ära, jah? Äkki Ogier kolmandaks, ma ei tea, see on nii keeruline täna mingid oletusi teha, aga ma räägin Sunninen ainult sellepärast, et ma tahaks näha lihtsalt, et ta nagu paneb täiega. Aga ta võib vabalt seal jumala jamalt panna ja 7. kohal sõita, 6. kohal, aga ma ei tea, sisetunne ütleb, et äkki tuleb. No ma siis jätan ainult ühe sinimust valge prilli ette, ütlen, et Sordo võtab selle hättriki ikkagi ära, Ott teine ja Neville kolmas. See tundub tegelikult mõistlikum kui minu pakkumine. No vaatame, see ralli on selline loterii isegi sirgel teel, et võib auto laguneda, võib rehv minna, võib veel 100 asja juhtuda. Loodame, et kellegi midagi hullu ei juhtu muidugi, aga kes tahab meid kuulata kas või ise autoga sõites ja siis videopilt loomulikult ei ole kõige targem viis seda teha, siis meid on kuulda ka SoundCloudis, Apple Podcastis, Google Podcastis ja igal pool mujal. Ja küsimusi ootame kindlasti põnevaid tehnilisi, emotsionaalseid kuueskaik@delfi.ee ja siis üritame päeva jooksul siis neile vastuseid leida. Homme õhtul ja ka laupäeval ja pühapäeval oleme samuti jälle eetris. Aitäh vaatamast, aitäh Roland. Homseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga.
Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.